Mina olen andunud filatelist. Ma kogun postmarke ise. Ma olen kogunud siis, kui ma olin väike laps. Kui ma olin väike laps, siis see huvitav, või žanr, mida ma kogusin, tegelikult ei ole tänasel hetkel kuidagi populaarne. See oli sõjamargid, mida ma selle kogusin. See oli tõesti 39–45. Aga mida ma siis alateaduslikult tajusin nende postmarkide juures oli see, et postmark kannab sõnumit. Alati postmark kannab sõnumit. Ja veelgi enam tegelikult, kui me mõtleme sellele, et millest koosneb üks kultuuriruum, siis see kultuuriruum tegelikult koosneb alati 3 väga olulisest elemendist. Üks nendest on meie rituaalid, laulupidu, see on meie jaanituli. Need on väga olulised. Neid muide kujutatakse postmarkidele. Teine, mis on ääretult oluline, on meie kangelased. Me oleme aasta jooksul meie postmarkidele pannud mitmeid sportlasi. Taliolümpiamängud, suveolümpiamängud, aga mitte ainult. Et need on ajaloolised margid. Meil on Pitka mark see aasta välja antud, mis kujutavad neid inimesi, kes on Eesti jaoks ääretult olulised. Me oleme andnud välja ka tõesti sõnumimarke. Sõnumimarke nagu Ukraina toetuseks. Aga kultuuriruumis on üks väga oluline element. Nagu ma ütlesin, et lisaks rituaalidele, kangelastele on ka sümbolid ise. Ja täna me tegelikult oleme siin väga olulise teeraja alguses. Nimelt me oleme otsustanud siis välja anda sümbolite sarja ja selleks sümboliks on Eesti puud. Eesti puud tegelikult sümboliseerivad seda Eesti loodust, tervikuna, Eesti liigi rohkust. Ja see on tegelikult ääretult oluline sümbol, mida me ju soovime, et jätkuvalt meie Eestimaal oleks ja me saaksime pärandada põlvest põlve. Me oleme valinud selleks esimeseks puuks tuntud puu maarjakase ja võib-olla mitte selle kõige ilu pärast, mida siin lausa toodud oli, vaid selle puu hinge pärast. Ma ei tea, kas teil oli väike esitlus juba varem selle puu hinge elust, aga selle puu hing oli see, mis kõnetas meid ja sarnaselt, võiks öelda eestlastele või soomlastele, selle puu hing on väga-väga sarnane meie enda sees peituvale hingele. See on põhjus, miks maarjakask, karjakask valiti tegelikult meie esimeseks puude sarja margiks ja täna on tõesti rõõm seda marki tutvustada. Selle margi autor Jaan Saar, ka puu, tugev Eesti puu hingega. Ei ole, see tuleb Kihnust ja see tähendab meres asuvat saab. Mina arvasin kogu aeg, et tegemist on saarega. Aga näed. Aga tal on kindlasti tugev puu hing. Ta kohe räägib ise sellest, kuidas ta seda hinge on tegelikult sellele väikesele pildile pannud. Postmark kannab nimiväärtust 90 senti, ta on saatmiseks mõeldud Eesti sees. Kui paar tükki panna, saab ka välismaale saata. Ehk tegelikult me saame oma ilusat, väga meie hingelist puud saata kõikjale. See mark on tõesti siis sarja algus ja me loodame, et meie koostöö korraldajatega jätkub järgnevate puude tutvustamisel ja me tõesti näeme, et selle sarja hing või tegelikult siis ka selles sarja kunstiväärtus loodetavasti tulevikus ületab ka maarjakaase enda kilo hinda ja seda juba järgmisel korral. Aga mul on rõõm anda üle meie poolt siis sümboolselt esimene mark ja margiga kaasas käib ka tegelikult selline esimese päeva ümbrik koos templiga
kes ei ole sellised andunud filatelistid nagu mina või siis teavad, et esimese päeva tempel on üks väga rariteetne asi ja selle väärtus ajas kasvab kindlasti samamoodi nagu unikaalsete teoste väärtus. Nii et aitäh veel kord selle koostöö alguse eest ja palju õnne siit. Ja mina omakorda annan üle Jaarile ja natuke räägib selle konkreetse margi saamisloost ja meil on ka tava, et siis alati meil kunstnik viseerib esimesel üritusel selle postmargi. Jaan, palun. Aitäh teile kõigile, mina olen siis Jaan Saar, Saar meres ja räägin paari sõnaga siis selle margi saamisloost. Kui pakuti alguses kujundada Eesti metsapuudele pühendatud sarja, siis tundus ülesanne suhteliselt lihtne, mis selles ikka on, joonestada ühe puu või kasutad sobivat fotot. Aga töö käigus selgus, et see ülesanne oli kõike muud kui lihtne, aga sellest ka väga huvitav. Ja sain kindlasti ka väga palju teada, sellepärast et minu teadmised puudest on üsna linnainimese teadmised. Ja Karjale Kaske ma olen kuulnud, Maarjase nime ma kahtlen, mis ma enne olin kuulnud ja need kahte kokku viia ma küll ei osanud. Tänaseks päevaks tean ma sellest puust palju rohkem ja see on mulle endale palju kasu toonud. Algatuseks margi kujundamise ettepanek saabus aasta alguses, mis tähendas seda, et sellist varianti, et ma lähen ise kuhugi mõne Maarja Kase juurde ja teen ennast pilti praktiliselt ei olnud. Sest puud olid sel hetkel raagus ja mul oli tunne, et raaguse puud ikka margi peale ei pane. Seetõttu suur tänu härra Sibulale, kes tänu kellele sain hulgaliselt materjale, fotomaterjale ja erinevaid jooniseid Kasest, Kase kirjeldusi. Ja selle põhjal tegin esimese kavandi, kus siis kasutasin ühte joonistust Maarja Kasest alusena, mitte seda täpselt kopeerides, kus oli ka raaguspuu, aga selle järgi on varakulu võimalik üsna kergesti tuletada ja sai siis ka härra Sibulaga kogu aeg neid pilte vahetatud, et ma ikkagi mööda ei paneks ja asja õigesti teeksin. Ja siin tuli mõelda ka sellele, et kuna tegemist on seeriaga, siis ei saa võib-olla ühel margil liiga ühe puu spetsiifiliseks minna, ehk siis kõik kujutatud elemendid, mis sellel margil on, peavad ka tulevikus teiste puude puhul olema kasutatud. Siin oli päris palju erinevaid variante, mida siin kasutada. Vahepeal käisid siit margilt läbi õisikud ja viljad, aga kuna marg läks väga kirjuks, siis ma arvan, et lõpptulemus sai nendest proovivariantidest, mida oli tohutult, sai kindlasti parim. Ehk siis taustaks on siis tangentsiaallõige või siis see puit, eks ole, ka see puit ise. Ja sellele oleks justkui siis peale joonistatud selle puu kuju ja ühena selliseks olulisest tunnustest on siis puuleht sinna seal juures suuremalt, sest leht on ilmselt selline detail, mille järgi tavainimene üldse puid teineteisest eristab, kasepuud küll ka töö järgi. Ja servad jäid valged ilma toonita, nii et kui see mark on ümbriku peal, siis jääbki selline mulje, et sinna on kleebitud lihtsalt tükikene seda puitu, selle peal on siis puukujutis. Ja kõik need ülejäänud viljad, urvad läksid siis esimese päeva ümbrikule ja niimoodi moodustas minu meelest väga kena terviklik komplekt, kus igal detailil on oma tähendus ja mõte ja ükski asi tõesti kord. Nii et ma ei tea, ma ei oskagi praegu rohkem öelda, et tulemus on teie ees ja vähemalt mina julgen oma allkirja sinna küll alla panna.